Venemaa ei saa enam Euroopasse gaasitarnijana naasta. Euroopa leidis Venemaa gaasile täisväärtusliku asenduse ootamatust kohast Aafrikas. 3 Aafrika riiki, Alžeeria, Niger ja Nigeeria, alustasid ulatuslikku Trans-Sahara gaasitoru, Trans-Sahara Gas Pipeline ehitamist, mis peaks tarnima Euroopasse kuni 30 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas. Sellist projekti peetakse üheks peamiseks Euroopa Liidu energiatarnete mitmekesistamise elemendiks olukorras, kus loobutakse Venemaa gaasist. Ja mis oluline, see ei ole enam lihtsalt arutelu. Riigid on juba alustanud projekti elluviimist otse koha peal. See tähendab, et Euroopa ei kaalu tõsiselt võimalust naasta Venemaa gaasi juurde isegi pärast sõja lõppu Ukrainas. Ja selles saates arutame me teiega mitte ainult uudist uue gaasitoru ehitamisest. Me arutame seda, kuidas Venemaa on aastakümneid lihtsalt survestanud Aafrikat, et jumala eest ei läheks gaas Aafrikast Euroopasse. Ja Venemaa lõi kõik tingimused selleks, et ka Euroopa ei vaataks Aafrika poole kui võimaliku gaasitarnija poole. Ja ma teen lihtsalt väikese spoileri. See gaasijuhe, mida nüüd tõesti on hakatud ehitama, oli planeeritud juba 1970. aastatel. Aga Venemaa suutis kogu selle aja vältel blokeerida gaasitarned sealt Euroopasse. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Selle link on selle video kirjelduses. Täna saadi teada, et Nigeeria, Niger ja Alžeeria edendavad üle 4000 kilomeetri pikkuse gaasitoru ehitamist, mis suudab igal aastal Euroopasse tarnida kuni 30 miljardit kuupmeetrit maagaasi. See projekt peaks olema alternatiiviks Venemaa energiatootjatele, mida Euroopa enam osta ei soovi. Teatatakse, et Alžeerias on ehitustööd juba alanud ning Nigeerias loodetakse nende lõigul töödega alustada järgmisel aastal. See tähistab edasiminekut ühe suurima Aafrika energiaprojekti elluviimisel. Selle torujuhtne eesmärk on transportida Nigeeria gaasi läbi Nigeri Alžeeriasse, kus see ühendatakse olemasoleva infrastruktuuriga, et jõuda Euroopa turgudele. Seal liigub gaas sisuliselt Alžeeriast edasi Itaaliasse, Hispaaniasse, Portugali ja üldiselt kogu Vahemere piirkonda. Sisuliselt on Alžeeria osa Trans-Sahara gaasijuhtne ehitamine pikaajalise plaani jätkuks, mille eesmärk on transportida Nigeeria gaasi läbi Nigeri Euroopa turgudele. Kui varem takistas seda projekti Venemaa, siis nüüd takistusi enam pole. Huvitav on see, et varem destabiliseeris Venemaa aastaid Aafrika riike. Selleks, et neil lihtsalt ei oleks võimalust oma potentsiaali arendada ega pakkuda oma gaasi Euroopale. Samal ajal ehitas Venemaa ise järjest uusi gaasitorusid just sinna samasse Euroopasse. See oli kaval plaan saada energiaressursside tarnete monopoolseks pakkujaks Euroopa turul. Kuid pärast täiemahulise sõja algust Ukraina vastu see skeem kukkus kokku. Ning allpool arutame seda skeemi teiega üksikasjalikumat. Praegu on idee selles, et Aafrika hakkab lõpuks arendama oma energiataristut, mis läbib Nigeeriat ja Nigerit ning seejärel ühendub Alžeeria harulise torustiku ja ekspordivõrgustikuga. Torujuhe on kavandatud ulatuma 4128 kilomeetri pikkuseks alates Varri linnast Nigeeria lõunaosas, seejärel läbib see kogu Nigeri territooriumi kuni gaasisõlmeni Hassir-Mel Alžeerias. Ja nüüd oodatakse, et sealt hakkab juba 30 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas minema Euroopasse. Tegelikult saab juba Hassir-Melist gaasi transportida olemasoleva Alžeeria võrgustiku kaudu Vahemere eksporditerminaalidesse ja torujuhtnetesse, mis teenindavad Euroopa turge. See projekt annab Nigeeriale täiendava marsruudi Euroopa turgudele, täiendades juba eksporditavat veeldatud maagaasi meretransporti. Samuti tugevdab see Nigeri rolli transiidiriigina ja parandab Alžeeria positsiooni kui suurt tarnijat Euroopasse. See tähendab, et sellest saab suurim Aafrika gaasitarne sõlm Euroopasse. Siin on oluline märkida, et Alžeeria tagab juba umbes 12% Euroopa Liidu gaasiimpordist, mis võimaldab tal omada infrastruktuuri Nigeeria gaasi transportimiseks Euroopa turule. Huvitus selle projekti vastu kasvas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022 aasta veebruaris ning see sissetung sundis Euroopat otsima alternatiivseid varustusallikaid. Ja siin on oluline mõista, kuidas ajastus kokku langeb.
Euroopa Liit plaanib lõpetada sõltuvuse Vene gaasist 2027 aasta lõpuks. Samal ajal tuleb veeldatud maagaasi import lõpetada juba 2026 aasta lõpuks ning torugaasi import 2027 aasta septembri lõpuks. Ja nüüd kõige huvitavam osa. Just selleks ajaks oodatakse selle gaasitoru ehituse lõppemist. See tähendab, et tegelikult üritati Euroopas vähemalt nii planeerida, et Aafrikast hakkaks gaas tulema just sel hetkel, kui nad loobuvad täielikult Venemaa gaasist. Aga mis on veel oluline? Euroopa Liidu otsuses on üks punkt, nimelt, et nad tahavad selleks ajaks lõpetada gaasitarned Venemaalt. Aga kui tekib olukord, kus Aafrika gaasitoru pole veel valmis, võivad nad 1 kuu võrra jätkata Venemaa gaasi transportimist. 1 kuu, veel 1 kuu, veel 1 kuu. Ehk siis seni, kuni see Aafrikas valmis saab. Aga see pole veel kõik. Asi on selles, et Trans-Sahara projekt seisab praegu silmitsi Nigeeria Maroko kavandatava gaasitoru konkurentsiga. See on veel üks suur infrastruktuuriprojekt, mis on mõeldud selle sama Nigeeria gaasi transportimiseks Euroopasse. Erinevalt lühemast marsruudist läbi Sahara kulgeb see Nigeeria Maroko gaasitoru mööda Atlandi ookeani rannikut, ühendades mitu Lääne-Aafrika riiki, enne kui jõuab Marokosse ja sealt edasi Euroopasse. See tähendab, et meil on juba 2 suurimat sellist gaasiprojekti Aafrikast Euroopasse. Ja nüüd kõige tähtsam. Trans-Sahara gaasitoru idee on olemas olnud juba alates 1970 aastatest, kuid projekti lükati pidevalt edasi. Seda on edasi lükatud mitmel põhjusel ja need põhjused võivad teid üllatada, aga võib-olla ka mitte. Esimene põhjus on odav Vene gaas. Aastakümneid panustas Euroopa, eriti Saksamaa, pikaajalistele lepingutele Venemaa Föderatsiooniga. Majanduslikud tundusid Aafrika projektid riskantsemad ja kallimad võrreldes juba olemasoleva Vene infrastruktuuriga. Gaasijuhe on ju olemas, miks siis Aafrika poole pöörduda? Ja teine põhjus oli see, et kuni 2022 aasta veebruarini käsitleti energiajulgeolekut pigem hinna kui geopoliitika vaatenurgast. Aga Venemaa võimaldas raha kokku hoida, andis allahindlust, harjutas monopoolse seisundiga ja nii edasi. Euroopal polnud motivatsiooni investeerida miljardeid dollareid mingisse keerulisse Sahara gaasi infrastruktuuri. Ja kõige tähtsam on see, et pidev ebastabiilsus Nigeerias ja Põhja-Nigeerias muutis projekti erainvestorite jaoks liiga riskantseks. Seal olid kogu aeg mingid sõjad, segadused ja nii edasi ning erainvestorid mõtlesid. Kurat, ilmselt ei tasu sinna miljardeid investeerida ega gaasitoru ehitada, sest seal käib kogu aeg sõda. Ja nüüd meenutage, kes aastaid toetas olukorra destabiliseerimist Nigeerias ja Põhja-Nigeerias. Õige, Moskva. Venemaa on pikka aega kasutanud konkurentide pehmema ja karmima ohjeldamise strateegiat. Vene Föderatsiooni sõjalise mõju tugevnemine Saheli piirkonnas, kuhu kuuluvad Mali, Burkina Faso ja Niger, on loonud ebastabiilsuse tsoonid. Ja kui Nigeerias toimuvad riigipöörded, tulevad võimule pidevalt mingid sõjaväelised režiimid, sõjaväelised huntad, mis on millegipärast suunatud Moskva poole. Lääne investorid lahkuvad ja sealsetes energeetikaprojektides toimub pidev seiskumine. Seda on mitu korda proovitud teha. Veelgi enam, Venemaa pakkus aktiivselt Aafrika riikidele alternatiivseid koostööprojekte Gazpromi, Rosatomi, Rosnefti ja teiste kaudu, lubades tehnoloogiaid vastutasuks loobumise eest Euroopa võrkudega integreerumisest. Eesmärk oli mitte lubada Euroopa turule alternatiivse tarnija tekkimist. Ja kõige kurvem on see, et aastaid õmnestus see Venemaal. Aga selle venevaste strateegia kõige küünilisem osa seisneb just selles. Venemaa levitas aastaid teavet Euroopa neokolonialismi kohta, mis häälestas kohalikke eliite pikaajaliste energialepingute vastu EL-iga. Aga kõiki mäletavad neid aafriklaste meeleavaldusi Prantsuse neokolonialismi vastu. Mäletate neid meeleavaldusi ja proteste, kus öeldi, et ajame prantslased minema, las venelased tulevad meie juurde, teeme koostööd venelastega. Selleks see kõik tehtigi. Seetõttu on Trans-Sahara gaasitoru elluviimine märk sellest, et Euroopa on lõpuks liikunud sõnadelt tegudele energiasõltumatuse küsimuses. Alžeerias alanud ehitus ja Nigeri plaanid järgmiseks aastaks näitavad, et hirm energiasantaaži ees kaalub üles hirmu investeerimisriskide ees Aafrikas.
Euroopa jaoks on see võimalus Venemaast lõplikult lahti saada, Aafrika jaoks aga võimalus saada võtmeinvestoriks, mängijaks maailma energiaturul. Kujutage lihtsalt ette, mis juhtub Aafrikaga, kui ta tõesti asendab Venemaa ja saab Euroopa peamiseks gaasitarnijaks. Ja mis oluline, need projektid on lõpuks hakanud ellu viidama. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!